Ja tänases vlogis teeme me palju põnevaid asju. Muuhulgas palju asju, mis mind natuke hirmutavad. Jep. Kuhu me minema peame? 2, 1. Laura, nii. Tegin seda lennukit. Väga hea. Kas on oht peale seda sattuda skandaali? Ma olen skandaalivaba. Ja see hashtag, nüüd tuleb grand reveal. See hashtag secret project on see, et ma... Raporteerin teile täna otse õuest. Õues on 17 kraadi. God bless. Ja ma lähen jooksma. Ma tean, et enamik teist on mingi, oh my god, Maria, mitte sina jälle. Kui ma olen veel üht inimest, kes räägib, kui äge on jooksmine, siis ma hakkan naerma, aus. Ma naeraks ka. Aga üks asi minu kohta on see, et kui sa annad mulle piisavalt palju teaduslikult tõestatud fakte mingi asja tegemiseks või nagu plusse, siis üks hetk ma lihtsalt hakkan tegema. Ja ma lähen väiksele jooksule. Varsti on maijooks ka. Ja tänases vlogis teeme me palju põnevaid asju. Muuhulgas palju asju, mis mind natuke hirmutavad. Jep. Nendest esimene on maijooks, mis on kohe varsti. Loodame, et mul sellel hetkel on ka siuke elevus seoses jooksuga nagu praegu. Ja teine on secret project. Te võite vaatama video lõpuni, et kuulata, mis see on. Ma nüüd lähen jooksma. Ciao. No nii, pool tundi jooksu tehtud. Ilge pissi häda. Pissil käidud. Palju parem olla. Toas on veits pime. Ma pean hoidma kardinat ees. Sellepärast, et minu korterist on vaade otse teise korteri aknasse. Mis see ei ole ideaalne, aga seal muidu elas mingi noor tüdruk. Tal olid suhtihti kardinad ees. Mul oli suva või kardinad ees ja nüüd see muudeti vist Airbnb-ks. Sellepärast, et iga mõne tagant see on erinev seltskond ja täna seal on pidu. Neil on full on pidu seal. Neil oli aknalaua peale stäkitud nagu mingi 15 võileivalaadset nagu asja. Ma olin nagu okei, seltskond on suur ja nüüd ma pean ilmselgelt kardinat ees hoidma, et nad ei näeks. Aga kes nägid eelmist vlogi, te kuulsite, et mul on nüüd rott mode. Ma hiljuti deklareerisin oma elus ametlikult hashtag rott mode, sest ma käisin Londonis ja kulutasin nii palju raha. Ja siis ma deklareerisingi eelmises videos, et mul on nüüd rott mode ja minu armas sõber Swedbank kirjutas mulle, et Maria, appi, et see on nii äge, meil on sulle nii hea meel, eriti kuna selle sama vlogi lõpus hoidsid sa kohvikust ostetud matchat käes. Ja see oli väga aus ja täpne nali, ma naersin. Nii et me otsustasime, et järgmised paar kuud annan ma teile väiksed rott mode update nende Instagrami siis sellesse community või subscribers. Mis kuradi asi selle nimi on? Broadcast channelil. Mul ei ole enda oma aktiveeritud. Ma ei ole jõudnud sellega tegeleda ja mul puudub nagu kogemus. Nii et see on ülihea ajastus, et ma saan järgmised paar kuud Swedi broadcastil teiega rohkem nagu iganädalaselt ja igapäevaselt suhelda. Nii et minge, kui te veel ei ole follownud, siis minge followge Swedi ja hakake. Sa pead lihtsalt liikmeks hakkama. Sa saad seal nagu reply'da, sa saad mulle DM-ida, aga eelkõige sulle tuleb nagu DM-ina teade, kui ma teen väikse postituse. See on nagu minikirjalik blogi. Ma olen nende blogidega natuke harvema graafiku peal pidanud olema. Lihtsalt sest selle secret projecti ettevalmistus on võtnud natuke kauem aega. Et ma olen postitanud praegu vloge üle nädala. Seega, kui te tahate tihedamaid update'e spetsiifiliselt selle kohta, kuidas läheb mul mitte raha kulutamine nende asjade peale, mis mulle rõõmu ei too, siis minge Swedbanki broadcast kanalile. Aitäh Swedbank, et seda videot toetate ja et te mul ikka sabast kinni võtate mõnikord. Mõnikord, kui ma ütlen, et olen rott ja siis ostan matchat. Aga teate, mis ma arvan, ma käingi pesus, jään oma arvuti asju lõpetama, väga igav. Aga meie hüppame ajas edasi päeva, kus ma lähen oma teisele jooksuvõistlusele elus. Ma lähen täna maijooksule, mis on 7 kilomeetrit, aga see on ühtlasi kõige pikem distants, mis ma oma elus olen jooksnud. Siiani kõige pikem distants on 5 kilomeetrit. Ma olen natukene mures. Ma olen natukene mures, aga heas mõttes. Ma isegi ei kavatse terve aeg joosta. Ma teen jookskõndi. Aga minu nagu õudusunenägu on see, et on 2 kilomeeter ja mul on kõik energia on väljas. Ma üritan minna peale väga nautleva attitude'iga. Nii hommikusega on söödud. Jooksu võistlus outfit on seljas. Need on minu jooksutossud. Mul on õrnamugi, mis Zoomfly 4. Vaata, need jooksuinfluencerid näitavad niimoodi oma neid tosse. Mis tossud täna võistluseks paneme? Need.
Miks mul tuli perfektne hobusesaba? Trennis ma olen alati nagu tont välja, aga täna mul on tunne, et see hobusesaba viib mind veel kaugele. Kuidas siis on Annal teisel võistlejal emotsioonid? Filmida ta. Väga head. Elage siis kaasa meile. Praegu on täpselt pool tundi enne starti, nii et ma nägin TikTokis ühte tüdrukut, kes jäi maratoni stardile pool tundi hiljaks, 42 kilta ja ta jooksis järgi. Let's go! Kus me siin oleme üldse? Kuhu me minema peame? Appi, ega tõesti, kas peame kaarti lugema või? Vaadake, kui palju autosid. Appi, ei ole hullu. Vaadake, kui palju autosid siin. No nii, me jõudsime edukalt kohale. 15 minutit on veel to spare. Mis meie strateegia on? Minu strateegia on Anna lihtsalt. Siin just öeldi, et ei ole suur võistlus, et ärge bablaga. No stressa! Raskuskanne! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. jooksul osalemine või selle kaasatöömine võiks olla tüdrukute õhtu alguseks. Ja me jooksime alla tunni aja. Me nautisime igat samma. Viimane jooksuüritus, kus ma käisin samuti koos Annaga, oli nüüd siis 2 aastat tagasi, see oli 5 kilomeetrit. Ja ütleme, et võrreldes sellega on ajad edasi arenenud. Ja ma arvan eelkõige mõtteviisi poolest, kindlasti vormi poolest. Ja üleüldine tunne oli nagu parem, kuigi distants oli pikem. Ja mul on nii hea meel. Ma juba ütlesin Mariale, et ta ei saa mulle vastu rääkida, kui ma teda sügisel sinna Tallinna maratoni 10 kilomeetrile kutsun. Vaatame seda asja. Ei vaata midagi. Praegu mul on hea meel meie tänase saavutusele. Nüüd on lebo. Nüüd on vaflid ja McDonald's. Ei ole. Jaa, McDonald's, please. Tere hommikust. Kell on 8:30, ma lõpetan just oma matšaga. Ja täna on see päev, kus saab endale lõpuks ometi elu sisse minu ja Laura #secretproject. Ja see hashtag, nüüd tuleb grand reveal, see #secretproject on see, et ma tulen oma podcastiga tagasi. Woo! Ja miks see on eriti secret? On sellepärast, et Laurast saab minu kaassaatejuht, nii et sellest saab meie podcast. Täna on meil esimene salvestus ja oi, ma olen elevil. Mul oli mõnda aega, ütleme mingi pool aastat see podcast nagu pausil, mis see ei pidanud olema paus, see pidi olema lõpp, see pidi olema, ma isegi andsin mingi intervjuusid, et jaa, I'm done, on ja. Ja siis üks hetk ma sain aru, et võib-olla ma olin natuke etteruttav. Vaata, aga vaata. Mul tuligi isu seda uuesti teha. Kui te seda videot vaatate, siis esimene osa tuleb välja umbes 3 päeva pärast, 29. mail. Mul oleks tegelikult teie abi vaja, sellepärast et ma ei ole endiselt otsustanud, see tuleb videopildiga, me oleme full stuudios. See tuleb väga hea. Palju upgrade'e, aga ma ei ole suutnud endiselt otsustada, kas hakata neid podcast'e, mis tulevad iga nädal, panema lihtsalt siia kanalile või panna need minu teisele kanalile, mis kunagi oli mu vlogi kanal. Ma olen suht kahe vahel, sest minu esimene instinkt oli panna eraldi, nii nagu teevad kõik, vaata. Pluss see annaks võimaluse neil, kes tahavad ainult ühte kuulata või vaadata, teha seda. Aga siis samas minu teooria on see, et nagu, kui sa mu vlogi vaatad, äkki sa tahad mu podcast'i ka kuulata, on ja. Mul oleks ülisuur abi, kui te annaksite kommentaaridest teada, teie kui vlogi vaataja, andke teada siis, kumb te rohkem olete või kas te olete rohkem nagu podcasti kuulaja. Et kumba varianti te eelistaksite. Loomulikult tuleb see ka Spotify'sse ja Apple podcasti, et kes on the go kuulajad nagu mina, siis saate seal ka. No nii, meik on tehtud, ma panin esimeseks salvestuseks oma lemmiku bluusi heaks õnneks. Kuna meil on esimene salvestus üle pika aja, meil on
uus koosseis, meil on ka mõned uued tiimiliikmed, sellepärast et me salvestame stuudios, Epic stuudios, kusjuures kui keegi, ma ei tea, juhuslikult teeb ka podcasti või otsib head, usaldusväärset partnerit stuudioks. Ma oleme neile mingi 3 korda pitchinud, et teeme koos podcasti ja iga kord ma olen otsustanud, et ma ei taha seda ikkagi veel teha. Nii et seekord, mul on hea meel, et me päriselt teeme ka. Aga selle puhul on mul siin 5 kimbutäit lilli. Mis sul on siin siis? Ma juba kodus rääkisin, et mul on kingid tublidele tööloomadele, nagu meie. Endale ostsin šokolaadi. Juba sõin ära. Appi see ämber. See ämber on nii hea, saad aru, see on ülipraktiline, see käib kokku nagu lapikaks. Siin peab vajutama. Mida pidi vajutama? Exclamations, motherfuckers. Kas nad tulevad ka 10-ks äkki või? Ei, ma ei usu. Äkki ma vajutasin. Laura, sa pidid siia vajutama. Vist. Jah. Siin on nool, mis näitab. Oh my god. Tere hommikut. Me ootasime tükki aega, otsime valet nuppua. Oi, aitäh sulle! Suur tänu! See on teie teretulnud. See ei pidanud olema, nüüd see tundub nagu see oleks for the cameras, aga see oli mul nagu südamest oli mõte, et ma päriselt nagu. See oli nii vahva. Tšau! Behind the scenes vlog käib kogu aeg. Matching! No Laura, ma ei tea, sulle on ka siin lilled. Et oled meie uus kaassaatejuht. Oh wow, Laura on nii. Kuidas on emotsioonid? Tulge meie uude koju Lauraga. See on siis meie nüüdsest second home. Ja vaata kui cozy. Wow, see on küll hea. Kodust eemal. Ma proovin kohe istme ära, et kas tunne on õige. Vaadake, kui kogemata hea värvi ma valisin siia. Sa tuleksid nagu meile rääkima lilledest ja aiandusest. Ja see on floristi saade. Tere hommikust. See ju kõik sobib minu selle sügise värvipaletiga nii hästi kokku. Vau, suurepärane. Ma ei leidnud seda seoksis kokku. See oli nii üheksas nädal üldse all mingi. Esimeses osas tuleb väikene tagasivise Play-nupp galale ja Laura auhinnale seal. Nii et kui tahate selle kohta backstory't. Nüüd on iga asi see, et tahate lugu, kuulake podcasti. Tahate selle kohta teada, kuulake podcasti. Aga kuidas muidu tunne siis on oma uues positsioonis? Väga hea on. On hea? Väga elavil. Kas sul on praegu energy nagu energy saver mode? Ma istaks kohvi, ma pole jäänud kohvi täna. Aga lähme siis kohe. Me tulime kohvi jahile. Ruumist läbi. Okei, siit või? Siin on midagi ägedat või? This is where the magic happens. Esimesed katsetused seda uut hooaega alustada olid meil ometigi kodus. Kõige esimese saate salvesime ära, hakkasime teist tegema ja samade kaartidega ja ma polnud sealt importinud. Ja siis Anna küsis, jah, mis pidi tegema, et selle kaardi saaks puhtaks. Ma ütlesin, ja formati see kaart ära ja kogu esimene osa läks meil sinna ja siis me otsustasime, et ei, rohkem me seda asja ise ei proovi teha. Meil ikkagi plaan ja stsenaarium. Meil on ikka väike vlog ka. Absoluutselt. Aga me vist ootame, kas ootame Allikat, et teha teile sisulist briefingut. Meil on nüüd briefingud. Meil on stuudio, meil on briefingud, meil on statiivid. See on... Ja ootame ära ja ma üksi ei julge saada varal seda. Nii ma lähen väga tähtsat ülesannet täitma ja Samile kohvi tegema. Sam tundub... Cappuccino inimene. Cappuccino on jah? Cappuccino ballerina. Cappuccino ballerina. Mina võtsin alguses öelda äkki süke must kohv või? Aga samas ma ei tea. Samas vaata Vigur Vänta, võib-olla ta üllatab meid. Vabandage, mis kohvi teile? How do you like your coffee? Mis piimaga on? Tava? Kõike, meil on jura, meil on... Mis piima? Mis piima või? Ma mõtlesin, et... Ei, mis on kohv piimaga? Kohv piimaga? Lihtsalt kohv piimaga. Cappuccino, latte. Maria ei ole kunagi kohvikust edanud. Või espresso macchiato? Ei, ma olen see... Ja what kind of coffee you want, no? Coffee with milk? Selge. Tuleb coming right up. Ma teen, sa võid nagu neid minna filme, ma äkki neil on mingi naljakas interaction. Ma tulen kohviga siis. Ei, et see oli reaalselt instructions unclear. Nagu ma lugesin enne need küsimused läbi, eks ju, ja siis... Mis nad rääkisid? Lihtsalt küsimust, ma ei saanud aru. Okei, Laura teeb ta on uus. Laura on uus podcastis. Vaata, sa pead küsimusi, et inimene hakkab naerma, siis kohe pinge vabaneb. Meie austatud külaline. Tegid ikka jääkohvi mulle või?
Oh no. Refreshing olla. Perfect. Sobib või? Ja siin on täpselt seda musta kohvi vibe'i ka veel natuke. Mõtle, Alika nüüd ilmub siia ja ma olen nagu hei! Siit ei näe midagi. Äkki meil on vaja seda. Tšau, Allu! Ma kutsun teda Allu kaaslaseks. Palju. tee oma outfit breakdown. Outfit breakdown. Meil on Massimo Dutti hall kardigan, millega ma näen välja nagu president. Mango, maika, valged teksad, ma ei mäleta, mis bränd. Arket äkki. Could be. Nike Air Jordan. Fabulous Brain. Tegin seda lennukit. Väga hea. Oih. Nüüd käib post-episood professionaalne sotsiaalmeedia sisu loomine. Meil on professionaalne sotsiaalmeedia manager Laura see hooaeg. Vabandust, ma ei sega teie tööd, vabandust, ma ei sega. Mu autogrammi, Eesti kuulsuste autogrammi kogu aeg laieneb. Iga kord, kui ma saan ja teie omad ongi puudu, siis teine saab kommenteerida, et kuidas siis saade läks, kas on oht peale seda sattuda skandaali. Ma olen skandaalivaba. Ka peale seda, kui kommenteerisid Eesti seksikamat naist. Jaa, aga ta nagu tubli naine, mitte seksikas. Mitte aasta seksikas, aasta tublim naine. Jaa. Davai, super. Tubli töökas ja lihtsalt asjalik. Mehe kategooria puhul ma hindasin samu kriteeriumid. Selge, väga poliitkorrektne ja tubli teist. Orm on nii tubli, et vajab haukuma.